Tere, hea kuulaja! Sa ei klikkinud sellel videolingil ju kogemata. Sa klikkisid selle lingil, sest sa mõistad küberturbe olulisust ja sa oled teadlik, millist kahju üks küberintsident või päritegevusele põhjustada. Saame tuttavaks ka. Minu nimi on Andres Vallistu, olen Oiksas küberturbe ja võrgu ärisuunajuht ja ma tahan sind toetada küberturbe tagamise teekonnal. Selleks, et sul oleks sellel paraku küll lõputult teekonnal pisutki lihtsam orienteeruda, anname sulle ülevaate, milline see teekond terviklikult võiks välja näha ja toon juurde ka mõned praktilised nõuanded, millele kindlasti tähelepanu pöörata või millest siis alustada. Rääkides mis tahes teekonnast on ju alati lihtsam, kui sinu jaoks on rada ette tehtud. Nii ka turbe tagamisel on kordi lihtsam sellega tegeleda, kui võtta aluseks mõni tuntud raamistik või standard. Tuntumad, milles me oskame kaasa rääkida ja millest me oma töös lähtume, on näiteks ISO 27001 infoturbe juhtimissüsteem, Eesti uus infoturbe standard, Center for Internet Security, globaalselt tuntud raamistik ja muidugi tänapäeval uus trend, mille märksõnad on Zero Trust või siis SASE kontseptsioon. Sõltumata sellest, milline eelneval slaidil välja toodud teekond valida, kohtume sellel teekonnal ikka neid samu tüüpilisi verstaposte, mille kaitsmiseks on tarvis erinevaid meetmeid rakendada. Olgu veel öeldud, et küberturbes kehtib nõrgema lüli põhimõte. See tähendab, et nii tugevad, kui on teie turvalisuse ahela kõige nõrgemad lülid, nii turvaline on ka teie keskkond. Oluline on need lülid kõik läbi mõelda ja tagada nende valdkondade raames vähemalt mingisugune baastase, sest me ei tea kunagi, kus kohast võib see gate katki minna ja pahalane ettevõttesse pääseda. Ehk siis seesama gate ongi justkui see turbe tervik ja ma olen valmis hea meelega sinuga sel teemal maha istuma ja gate'i lülide tugevdamise teemal diskussiooni pidama, sest nagu ma ütlesin, gate on täpselt nii tugev, kui on tema kõige nõrgem lüli. Lubasin, et annan praktilisi nõuandeid ka. Eks see 1000 miljoni teekond algabki ju esimestest sammudest. Toon siinkohal välja just nimelt sellised kergelt nopitavad viljad või nii-öelda madalalt rippuvad õunad, ehk siis need tegevused, need vastumeetmed, mis annavad turbe tagamisele pigem suurema mõju. Esimene nõuanne, kaardista IT-varad, sest sa pead ju teadma, mida kaitsta. Kanna hoolt, et sul on kõik infovarad kenasti arvel, teenused, infosüsteemid, andmekogud kenasti üles loetletud. Kui sul ei ole seda pilti moel või teisel silme ees, siis sa ka ju ei tea, mida kaitsta või kuhu vastumeetmeid rakendada. Teine nõuanne, kaitsema andmeid sõltumata töötaja asukohast või sõltumata seadmest. Tänapäeval liiguvad andmed tihtilugu töötajaga mööda maailma kaasas. Üks selline hästi elementaarne tegevus on siin andmekandjate krüpteerimine. Väga lihtne teha ja kaitseb juhul, kui näiteks sülearvuti ära varastatakse. Vähem oluline ei ole läbi mõelda, kas üldse ja millistel tingimustel lubad andmetele juurdepääsu töötaja isiklikest seadmetest, koduarvutist näiteks. Risk on päris suur, kui seda üldse ei piira. Võib juhtuda, et töötaja koduarvuti on äriandmed täis ja kehvasti turvatud ja saab pihta mõne küberrünnakuga ja äriandmed lekivad ei tea kuhu. Hea soovitus on ka veel andmeid klassifitseerida ja rakendada tehnoloogilisi vahendid andmelekete tuvastamiseks ja tõkestamiseks. Kas või sel määral, et töötajad hoiatatakse enne, kui ta juhuslikult või kogemata siis jagab kliendile tundlikku teavet või jagab midagi ettevõttest välja poole. Kolmas nõuanne kõlab järgmiselt. Kanna hoolt, et töötajate identiteet oleks kaitstud ja juurdepääs taristule oleks pommikindel.
Kui siinkohal tegevustest rääkida, siis täna ei tohiks küll enam mitte ühtegi vabandust olla, miks ei peaks saama näiteks pilveteenustele rakendada MFA-d. MFA toetavana või mingites kohtades võib-olla ka kohati asendatava meetmena saab rakendada lisaks tingimuspääsupoliitikaid, inglise keeles conditional access. Sellega saab väga täpselt ära defineerida, millistest seadmetest või asukohtadest või muudel tingimustel üleüldse ettevõtte süsteemidele ligi saab. Ja kui turvalisest juurdepääsust veel rääkida, siis kasuta korralikku VPN-lahendust või kaalu uut lähenemist, rakendades Zero Trust kontseptsiooni, mis toetab väga hästi just seda uut normaalsust, mille sees me kõik elame, seda kodukontori hübriidtööd, kus on ju nüüd sisuliselt terve maailm üks suur kontorivõrk, mida tuleb kaitsta. Liigume edasi 4. punkti juurde. Soovitus kõlab nii, et vii seadmete turvatase maksimumini. Kõige suurema mõju annab siinkohal regulaarne nõrkuste tuvastus ja turvapaikamine. Turvapaikamine on olulisem kui kunagi varem. Iga päev avastatakse nii operatsioonisüsteemides kui ka rakendustarkvarades hulga turvanõrkusi ja neid samu nõrkusi püüavad küberpettid igapäevaselt ära kasutada. Kui jätta pätsimisega hiljaks, siis küberintsidendid on kerged juhtuma. Seega tegelege nõrkuste tuvastamise ja pideva regulaarse paikamisega. Soovitus siinkohal on veel vähendada kasutusel olevaid rakendusi. Siin kehtib lihtne reegel. Mida rohkem on arvutis installeeritud rakendustarkvara, seda augulisem on arvuti turvalisuse mõttes. Ärge lubage asjatud auke ja kontrollige tarkvara kasutust ja loomulikult ka kasutaja õiguseid seadmetes. Ja ühe asjana veel, mõelge läbi töökohtade ja ka tegelikult serverite turvapoliitikad, standardiseerides ja rakendades eelkõige siis tootja enda poolt soovitatud baasturvameetmeid. Liigume edasi 5. punktini. See kõlab nii, et tegelege ennetuse ja intsidentide tuvastusega. Kõige parem küberintsident on loomulikult ära hoitud küberintsident. Tegeleda tuleb pideva teavituse ja ennetustööga. Hoidke ise organisatsiooni tasemel vähemalt turbeteemasid tähtsal kohal ja rääkige küberturvalisuse olulisusest igal võimalikul juhul. Olge ise etaloniks. Viige läbi regulaarselt küberhügieeni tõstmise koolitusi, mis on suunatud töötajatele, sest väga sageli on nõrgimaks lüliks just seesama töötaja ise, kes avab viirusega faili või klikib õngitsuslingil ja sisestab parooli ei tea kuhu kohta. Ja mis on veel väga oluline, looge võimekus turbelogide talletamiseks, analüüsiks, intsidentide tuvastamiseks. Kui selline võimekus puudub, siis piltlikult istud silmaklapid peas samal ajal, kui küberpetid teie digivara laiali tassivad. Ja viimase nõuandena toon välja selle, et olge ise süsteemne ja tegelege küberturbe tagamisega või parendamisega pidevalt. Lülitage küberturvalisuse teema juhtkonna päevakorda, saatke turbele mõõdikud, eesmärgid, jälgige sarnaselt nagu te jälgite käibenumbrid või finantsnumbrid ettevõttes. Teostage ka kindla regulaarsusega sõltumatud küberturbeauditid. Audit on oma olemuselt see, mis toob välja need turvanõrkused ja probleemid laiemalt. Isegi kui te arvate teadvat, millised nõrkused teil ettevõttes on ja millega peab tegelema hakkama, võib juhtuda, et te tegelete hoopis valede probleemidega ja oluliselt suuremad probleemid on kusagil mujal, kuhu te siiamaani ei ole osanud vaadata. Ja just see pidevus, tegelege pidevalt. Küberturbe tagamine ei ole kuidagimoodi oma olemuselt ühekordne projekt, vaid see on üks selline lõputu teekond, mis kunagi päris finišisse ei jõuagi.
Veel kord kokkuvõtteks need 6 soovitust, mida on turbe tagamise seisukohast mõistlik ette võtta ja mis annavad pigem sellise suurema mõju. Mõistagi ma ei saa garanteerida, et teie organisatsiooni turvaprobleemid ei asu hoopiski kusagil mujal. Aga sellele saame ju lihtsalt jälile, saame selle välja selgitada, kui kirjutate mulle meilile, helistate või saadate kontaktisoovi veebivormi kaudu. Teeme kiire kõne või veebikohtumise ja räägime asjast. Luban, et võtan ühendust tööpäeva jooksul. Aitäh teile!